oleme jõudnud Laulasmaa metsa, mis on üks väga võrratu ilus koht ja see on tulevase Aro Pärdi keskuse maja asukoht. Et ümberringi on männid ja me oleme selle krundi kõige kõrgemas osas. Krundil on väga ilus reljeef ja ise mõtlesime nii, et maja võiks olla sellises kohas, kus on võimalikult vähe puid, aga teisalt siis ka ta oleks piisavalt kaugel teest ja ütleme, see asukoha valik või leid on selline konsensuslik, et see meeldis ka Aro Pärdile väga. Ja tunnetas kohe ära, et siin võiks tulevikus see maja olla. Kindlasti tuleks arvestada reljeefiga, see on siin väga huvitav. Ja üks ülesanne võiks kindlasti olla ka see, et seda olemasolevat pinnast siin võimalikult vähe kahjustada. Tuleb kindlasti arvestada ka nende erinevate kõrgustega, mis siin on. Et silma järgi praegu vaadates on siin kuskil 2-3 meetrit on kõrguste vahe. Et kui võtta siit alumisest punktist kuni siia üles välja. See on vana liivatüünide ala Laulasmaal. Et vanasti oli siin mereliiv, merepõhi ja tuuled ajasid liiva kokku. Ja see on nüüd see keskmine koht, mis on ilmselt siis kõige kõrgem. Et kuhu oli plaanis keskus tulevikus rajada. Asukoht on umbes selles kohas või natukene minust tagapool, kus võiks tulevikus olla siis AP keskus. Täpselt minu selja taga. Et kui kaarti näidata, siis me oleme siin peaaegu, et selle krundi keskel küll natukene võib-olla siit üles poole. Et tegelikult selle koha peal. Ilmselt kõige parem koht, sest et all olev mets on juba niisugune madal ja väga tundlik. Seal kasvab vanarvik hästi ihukese liivakihil ja seda ei tahaks nagu rikkuda. Et see on ilus oluline foon sellele tulevasele majale, nagu pargiala. Aga siin üleval on siis, nagu me näeme, selline suured männipuud ja on rohkem valgust. Kõik on nagu rohkem taevale lähemal ja selles mõttes see on nagu maja asukohaks väga sobiv.